Ja järgmiseks palun meie ette mehe, keda ma arvan, et väga paljud peavad selliseks ideaalse Eesti ärijuhi mudeliks või peegelduseks, kui nii võib öelda, et Valdo Kalm, Eesti Telekomi juht ja mees, kes räägib meile täna teemal kahe ettevõtte liitmine, keda võtta, keda jätta ja usun, et Valdol on selle koha pealt väga palju isiklikke kogemusi. Aitäh. Tere hommikut, lugupeetud minister, head kohalviibijad ja loomulikult korraldajad. Aitäh, et kutsusite. Aitäh, Meelis, komplimendi eest, olgu, et ma pean oma perekonda tähtsamaks kui oma töö. Nii et ei ole see kõige tähtsam teha tööd või karjääri. Aga tõepoolest paluti rääkida täna meie ettevõtete liitmise näidet ja tõepoolest ma proovin olla praktiline, aga üldiselt ma üldistan ja ärge pange pahaks siis, kui ma üldistan liiga palju. Igatahes oleme faasis, kus faas number 3 oma ettevõtete liitmisega. Sellist liitmist tuleb küllalt süstemaatiliselt ehk mõnes mõttes isegi projektipõhiselt ajada. 1. septembril eelmine aasta toimus juriidiline liitmine EMT, Elioni, Eesti Telekomi. Ja mis kõige olulisem meie jaoks on see, et kliendid seda praktiliselt ei tunnetanud. Et selle järgi me võime öelda, et jah, see esimene faas läks päris hästi. Praegu me faas 3 ja loomulikult suur osa sellest liitmisest on loomulikult inimestes ja inimeste õlul, sest et nii nagu Urve Palo tõi välja väga hästi, tegelikult kõik meie nägu, meie tegu, kõik on kinni inimestes, eriti sellises teadmispõhises majandusharus nagu IT ja telekommunikatsioon. Aga ma kuvaks teile siia ühe püramiidi, see on päris praktiline püramiid, me kasutame seda ise ka oma ettevõttes ja tõepoolest, kuidas valida õigeid juhte, mina tegelen rohkem juhtide valikuga ja tõepoolest vaatan, et see kari tuleks võimalikult homogeenne, ühtlane ja samadele väärtustele põhinev, aga tegelikult see kehtib kõigi töötajate kohta. Ja päris ausalt me räägime väärtustest päris palju ja väärtused on eriti sellises liitumisprotsessis kõige olulisem. Ehk me selgitasime kõikidele oma juhtidele, loomulikult kõigepealt sa võtad ette võtmejuhid, aga siis ka töötajad, miks me ühineme ja miks siin väärtused on niivõrd olulised. Kevad 2014 ma kohtusin kõikide töötajatega, meid on üle 2000, rääkisin seda 25 korda, seda sama juttu ja selgitasin ka oma perekonna näitel, et mul on kodus üks EMT ja üks Elion, mu poeg on rohkem Elion ja tütar on EMT ja see on fine. Üks on vanem ja natuke aeglasem, teine on kiirem ja palju vitaalsem ja see on, kõik on okei. Nad peavadki erinevad olema, aga nad elavad ühtses väärtussüsteemis. Ja peres on need väärtused nagu ausus või vanavanemate austamine, need peavad samad olema. Ja siis nagu selle näite põhjal või sääraste näidete põhjal me rääkisime ka oma ettevõttes, kui tähtis on luues ühisettevõtet tegelikult omada sellist ühist vundamenti ehk väärtussüsteemi. Ja meie väärtussüsteem on kinni täna 3 sõnas, see on mõistan, lisan väärtust ja teen ära. Ja seda me siis seletame lahti nii sisse kui välja, see väärtussüsteem peab olema ju sama nii sisse kui välja. Nii et kui me valime inimesi oma firmasse või juhte, siis me tegelikult väärtustest lähtume päris praktiliselt. Teiseks peab muidugi vaatama, et need inimesed, kes on sinu meeskonnas, saavad aru ärist. Ja vähemalt meie äris meil on päris keeruline ärimudel, ütleme ausalt, päris keeruline. Siin peab olema spetsialisti jalg või jalad päris tugevad. Ja selles suhtes
Need inimesed peavad saama aru kuni personalijuhini, kuni peajuristini välja, mis äris me oleme ja mõistma meie äristrateegiat. Ja sellises ühisfirmas loomulikult on äristrateegial suur roll, mida teha ja nagu Agu ütles ka, mida mitte teha, millele fokusseerida. Ja siis on üsna oluline mitte ainult ühinemisprotsessis, vaid üldse selle ettevõtte lugu või visioon. Me nimetame seda looks oma ühendatud ettevõttes Eesti Telekom, aga ta võib olla ka visioonina kirjeldatud. Ta peab olema suhteliselt lihtne, arusaadav ja meie puhul, kuna me oleme teenindusettevõte, siis ka kliendi lubadus on hästi tähtis. Nii et selline lihtne püramiid kogu aluseks, kui inimesi valida, kui juhte valida. Et ilmestada ja natukene aidata, kuna ma näen, siin on ka päris palju juhte, siis võib-olla aitab teid ja meid juhtide valikul üks Jack Welchilt õpitud elutarkus. Ma ei ole väga suur juhtimisraamatute lugeja, olen suur raamatulugeja, aga mitte nii palju juhtimisraamatute lugeja, nii et see ei ole üldse spikerdatud kuskilt, see on minu oma joonis. Kui ma küsisin Jack Welchilt, meil oli üks huvitav niisugune väiksemas seltskonnas kohtumine, tema on General Electricu peadirektor pikaajaline, kui teate, ütlevad siis maailma üks edukamaid juhte, hästi kihvt kuju, hästi jalad maas, pragmaatiline kuju. Siis meie seast üks küsis, et Jack, et millega sa siis oled ebaõnnestunud? Et sa oled ju siin firma väärtust 25 korda kasvatanud, aga millega sa oled ebaõnnestunud? Ja siis ta umbes kirjeldas selle olukorra. Et kui me vaatame siin teljel väärtused inimeste puhul, antud juhul me räägime juhtidest rohkem, ja elluviimine, execution, siis need, kes on vastavus ettevõtte väärtustega ja viivad ellu, neid tuleb hoida, neid tuleb kohutavalt hoida, motiveerida mitmel teel ja hoia väga. Siin, kes siin all nurgas oleks, need tuleb kohe lahti lasta, eks ole. Ja päris kiiresti. Seda tuleb ka teha kiiresti. Siis tegelikult tuleb tööd teha nendega, kes tegelikult vastavad väärtussüsteemile. Ja võib-olla ei tee kõige paremini, ei vii ellu. Ja see, kus kõige rohkem Jack Welch on eksinud ja kus ma ise ka tunnetan, on need inimesed, kes tegelikult viivad ellu, aga väärtussüsteemi ei sobi. Koostööd teha ei taha või strateegiast aru ei saa. Ja tegelikult need inimesed tuleks ka ära saata. See on raske, aga tegelikult see on see, kus siis ka Jack ütles, et ta on kõige rohkem eksinud ja see on kohutavalt maksva läinud. Ma arvan, et võib-olla see tabel natuke aitab, minu arust hästi hea näide. Siis üks oluline minu jaoks, aga ka meie ettevõtte juhtide jaoks, ma loodan, on see, et kas need inimesed, keda me oma meeskonda valime, töötavad selle vana juhtimispüramiidi järgi, ehk juhid on tipus ja tegelevad seal eating ja meeting põhiliselt või golf, jah. Ma ei tea, ma golfi ei mängi. Ameerikas küll. Või nad on tegelikult pööranud oma juhtimispüramiidi teistpidi ja on ettevõttes teenindavas, toetavas rollis. Et see on nagu väga oluline. Juhid peavad strateegia ja visiooni looma, aga tegelikult nad peavad üha rohkem küsima. Mõtlen vähemalt meie valdkonnas, kus on väga komplekssed ülesanded ja keerulised ülesanded, kas ma saan kuidagi teid aidata ja seda erinevates kihtides. Minu arust see on hästi oluline. Ma usun, see on üha rohkem tuleviku mudel ja tuleb aru saada, kuidas need inimesed siis, keda sa värbad oma tiimi, mõtlevad. Teine väga oluline asi on, et kas me ehitame üles hierarhilise struktuuri või juhime üha rohkem võrgustikus. See tähendab seda, et sul tegelikult on kontakt inimestega, isegi kui meid on 2000 ja isegi kui meid on 200 000, mis on suurtes korporatsioonides, väikeses ettevõttes on palju lihtsam, aga et sul on tegelikult kontaktvõrgustik inimestega erinevatel tasemetel, aga eriti ma rõhutaksin nii-öelda front office'iga, nende töötajatega, kes on vastu turgu, vastu klienti. See punane joon siin, see on hästi oluline.
ja see tagab lisaks loomulikult me töötame ka funktsionaalses ettevõttes, kus on ka protsessi juhtimine, aga põhimõtteliselt funktsionaalses ettevõttes, aga tagab sulle palju parema tagasisidestuse nii turult kui ka organisatsiooni seest. Sul on palju parem kaasatus, eks ole, ja sa saad teha kvaliteetsemaid otsuseid, nii et selline võrgustunud juhtimine, see on oluline. Küsimus, kas inimesed on selleks võimelised? Kõik ei ole. Seda tuleb tajuda lihtsalt. Ja siis on oluline selle väärtussüsteemi juurde kirjeldada, eriti kui siin see läheb natuke keerukamaks, ehk on ka võrgustunud juhtimiskultuuri komponendid. Me just praegu oma ettevõttes tegeleme sellega ja Jaanika naerab mulle siin, et eile vaidlesime ja see on vahva, et me vaidleme. Kuidas seda teha, kui meil on oma väärtussüsteem paigas, strateegia paigas. Aga me otsustasime siis just eile, et meil on homme võtmejuhtide päev, kus on meile peaaegu 100 kõige olulisemat juhti. Me teeme seda siis korrapäraselt, kus me räägime, loomulikult antud juhul on ju aasta algab ja sa pead väga selgelt aastat eesmärgistama vastava strateegiale, aga siis sa väga palju võtad ka tagasisidet ja otsustasime, et selle juhtimiskultuuri me loome nüüd homme koos. Ma anname mõned märksõnad ja ma olen siia paar väga olulist, mis on minu jaoks väga oluline. Küsimus, kas ta on kogu meie 100 juhile oluline, et seda me homme kuuleme kohe. Ja loome selle koos ja homme ja see on tähtis nagu öelda, et lisaks meie käitumisele ja väärtussüsteemile, mis on meie juhtimisväärtused, juhtimiskultuur. Ja minu jaoks on see väga oluline, et see hakkab usaldusest, siis vastutus, et inimesed peavad oskama võtma vastutust. Ja see on hästi oluline. Isegi kui sa ajad seda ettevõtet protsessipõhiseks, siis peab väga selge olema vastutus paigas. Ja 3. elluviimine. Elluviimine osa ka meie väärtustest, aga eks siis homme paistab, kuhu me maandume, nii et see on praegu meil töös. Kui rääkida, kes on siis head juhid ja kuidas neid ikkagi leida, siis on terve rida pehmet poolt. Ja teate, see pehme pool on üha tähtsam ja seda ei olegi nii lihtne mõõta, aga seda on võimalik tunnetada. Ja minu arust on see hästi oluline, kas inimesed on pühendunud, ma nüüd räägin juhtidest, see kehtib muidugi kogu organisatsioonile, aga eriti juhtidele, kas neil on kirge teha oma tööd, olla nii-öelda oma ettevõtte fänn, ja kas nad on energiatasemelt siiski üle keskmise, et nad lihtsalt veavad asju ja inimesed tulevad neile järgi. Kas neil on julgust, tahtmist, need sõnu on tegelikult veel ka lõpuks positiivsust. Ja seda ei ole nii lihtne mõõta. Et selles suhtes personali töötajatel on tänapäeva ettevõtetes hästi tähtis roll ja päris raske roll, sest vaadake, seda pehmet poolt on raske mõõta, seda saab ainult tunnetada. Jah, me võime teste teha, osa asju teeb testidega ära, aga üldiselt tunnetab. Ja ma pean ütlema, et olles 25 aastat teinud juhitööd ja peaaegu 20 aastat olnud juhatuse liige, eks ole, siis käid mööda organisatsiooni ringi ja ütleme niimoodi, et tegelikult see on näha, kes on juhid ja kes ei ole. Juhiks ei ole võimalik õppida, juhiks sünnitakse. Ja sa saad võib-olla kuni 20% seda mõjutada, täiendada ja need inimesed tegelikult on näha. Ja mina väga toetan nende õunte kasvatamist tegelikult kõige rohkem, et see ettevõtte seest kasvatad, otsid neid, kellel on kirge ja pühendumust ja teadmist ja kasvatad neist juhid, kui et ostad, et nüüd Otile võib-olla ei ole audis, et osta inimesi. Seda võib teha ja tihti on seda lühiajaliselt ka võib-olla vajalik teha. Et mõni asi kiirelt august välja tõmmata või käima, aga tegelikult õigem on otsida inimesi, kui on vähe suurem ettevõte, kui on väiksem ettevõte, siis on probleem. Nii et lõpetuseks ma tahaks öelda, et see pehme pool on hästi oluline. Seda pehmet poolt tuleb tunnetada ja siin aitavad väga palju just naised.
ma siin tahaks kiita ühe koha pealt meie Eesti Telekomi, et meil on siis juhtkonnas mehi-naisi täpselt pooleks. Ja me oleme Telia Sonera 22 riigi seas sellega absoluutsel esikohal. Ja ma arvan, et see ei ole üldse mingisugune kvoodi küsimus, vaid naistel on väga hea tunnetus ja seda on väga mõistlik ära kasutada. Lisaks on neil ka pühendumus tihti rohkem kui meestel. Ja selleks see pehme pool on hästi oluline ära tunnetada. Nii et lõpetuseks me loomulikult peame tööd tehes ka nautima seda, meie niisugune väike sisemine slogan, et koos on lahe, peaks andma veidigegi selles raskes tuluolukorras ja ühinemises ka rõõmu. Nii et nii me seda asja Eesti Telekomis ajame, loodame, et te ei tunneta meie ühinemist klientidena ja siinkohal ma lõpetan ja tänan väga kuulamast. Aitäh, Valdo. Küsimusi, palun. Ja palun, Riina. Aitäh, Riina. Kuidas siis tegelikult sa ikkagi võtsid ja jätsid? Kuidas otsustasid, keda võtta, keda jätta? Praktiliselt. Üsna nii, nagu ma rääkisin. Et ma tunnetasin, kas need inimesed kõigepealt mitte ainult minuga ei sobi, vaid omavahel sobivad. See on hästi tähtis. Teiseks, meie alal on teadmised ja kogemus ka. Me väga väärtustame pikaajalise staažiga inimesi. See on kummaline, aga nii see on meie valdkonnas. Püüame neid väga hoida. Ehk kogemused ja teadmised. Ja kolmandaks, eks ma kuulasin ka. Mitte ei otsusta ainult ise, eks ole. Et ma kuulasin personali inimesi ja siis me tegime ka mõned testid. Et me kasutasime just metoodikat veel just kolmanda komponendina. Tuletame meelde, kuidas Hansa ja Hoiu inimesed, siis oli McKinsey soovitusel ju kuulutati kõik uue panga ametikohad katseks ja kõik said kandideerida. Igale toolile oli 2-3 kandideerijat, need, kes enne seda tööd tegid ja mõni juurde ka. Et mis see teie protsess on? Meie protsess oli meie isi ja ütleks nii, et ma oleks väga ettevaatlik mõnedes kohtades konsultantidega ja kui minult küsis Telia Sonera president, et kuidas te selle asja 1. septembriks Valdo ikkagi ära tegite. No see ei ole võimalik. Ma ütlesin talle otse, et me ei kasutanud välistabi ja konsultanti. Vabandage väga, ma loodan, et ma nüüd kedagi, sest meil oli kiire. See ei ole alati absoluutselt nii, aga selles konkreetses protsessis tõepoolest ka selle hindamise tegime ise oma jõududega. Natuke ausalt öeldes Telia Sonera aitas meid. Jah, siin oli omanikust kasu. Aga tegelikult meie oma grupi sisene know-how. Ja protsess selles mõttes jah, oli täiesti nagu meie enda kontrolli all ja ise juhtisime seda. Ja see hoidis aega kokku. Hoidis. Muidu oleks see olnud kindlasti palju pikem. Ma ei tea, kas kvaliteetsem, aga meil tõesti oli kiirus peal. Aitäh. Veel küsimusi? Jaa, palun. Sa oled olnud väga kaua tippjuht, et öeldes, et juhid ei saa ega peagi teada vastuseid, et oluline on küsida õigel ajal neid küsimusi. Et kui sina nüüd tippjuhina mõtled, et mis on sinu jaoks kõige tähtsam see õige küsimus, mida küsida, kui sa saad valida ühe küsimus? Et mina küsin või? Jaa, juhina. Juhina, jah? Mis on kõige tähtsam küsimus sinu jaoks? Ütleme nii, et ma pean ennast üsna praktiliseks juhiks ja kui ma lähen müügiinimeste juurde, siis ma küsin, et mis oli väga konkreetselt eelmise nädala müüginumbrid. Kui ma lähen tehnoloogiaüksusesse, siis ma küsin, kuidas me oleme oma 4G investeerimisprojektiga. Need on väga praktilised küsimused.
Mulle ei meeldi väga udutada. Ma ei tea, Sten, kas ma vastasin või... Ja ei muidugi, kui sul on üks juhatuse koosolek ja teil on nagu näiteks mingid asjad ei lähe, siis küsin või ja, aga siis ma usun, juhil on üldse üks päris, selles mõttes juhi töö on päris raske töö. Meid paljud, kes me siin oleme, et hästi balansseerida strateegilist ja operatiivset vaadet. Et kuidas see balanss sättida. Ja see tõesti kõik oleneb sellest olukorrast. Kui on niisugune tavaline juhtkonna koosolek, siis ikkagi küsimused on rohkem strateegilist laadi. Et kuidas me selles valdkonnas edeneme ja mis on selle valdkonna pikaajalisem vaade. Aga ma ütlen, see oleneb ka olukorrast, et eriti kui te näete, mobiiliturul on päris raske konkurents, siis sa ikkagi tegeled väga palju eelmise nädalaga või eelmise kuuga. Nii et see on see balansi leidmine. Mul ei ole siin ühest vastust. Jah, aitäh. Aitäh. Aitäh, Valdo. Jaa, aitäh.